Atlas, tere. Kliendi infos, üks klient väga tahtis teiega rääkida, olevat kätte saanud teid. Atlas, tere. Tervist. Tere. Mure. Ja. Alla. On tükk seis, et on nagu väike kontor. Ja. Nii, ja oleks vaja nagu porte lahti teha. Porte saab lahti ja esmaspäevast reedeni kella 8 kella 5. Oota, mis asja? Esmaspäevast reedeni kella 8 kella 5? Jah, tööpäevadel saab lahti teha neid. Nagu praegu ei saa või? Nädalavahetusel ei saa. Kuidas ei saa? Sellepärast, et need inimesed ei tööta nädalavahetusel, kes selle asjaga tegelevad. Aga kas teie ei saa näiteks lahti teha või? Isegi kui ma saaksin, ma ei tohiks seda teha. Ja seda teevad kvalifitseeritud inimesed. Ai. Aga kuidas ei saa niimoodi? Miks siis nädalavahetusel ei saa? Sellepärast, et nädalavahetustel inimesed puhkavad tavaliselt. Ei no, olgu, et inimesed võivad, mina ei puhka. Mina tahaks nagu kohe saada. Mille eest ma maksan teile? Tähendab, kui te soovite esitada pretensiooni, palun numbrile 165. Ma ei taha mingi pretensiooni esitada, ma tahaks tuleb kahjuks ennast hommikul ära võtta. Ei tehta kahjuks. Ei ole kedagi, kes teeks. Aga teie ju töötate? No. Nii, kas teie ei saa lahti teha või? Kahjuks mitte, jah. No kuidas kahjuks ei saa? Puudub ligipääs. Puudub ligipääs? Aga kellel on ligipääs? Ligipääs on administraatoritel. Administraatorid on tööl nädala sees kella 8 kella 5. Ai, väga nõrk. Aga kui mul on nagu väga hädasti on vaja, elu ja surma küsimus on praegu. Saatke meilaadress sel.support.neti.ee peale, kui keegi Te vastate nii nädala pärast sellele, kuidas ma saan sinna meilida. Kui keegi saatub siia, siis ta vastab kindlasti meilida. Kuule, nalja või? Mul on raha mängus nagu. Te ei suuda lahti teha selle porti või? Nädalavahetustel kahjuks ei ole kedagi siin. No aga mis tähendab, ei ole kedagi siin, põhimõtteliselt te pakute siukest teenust, et siis kui kedagi kohal ei ole, siis ei ole võimalik mitte midagi. Nädala sees kella 8-5 on administraatorid kohal. Aga minu tööpäev ei ole nädala sees kella 8. Pöörduge oma müügi esindaja poole, lepingu peal on nimi, helistage numbrile 165 ja laske suunata sellele inimesele. Kindel või? Aga ma ei taha tema peale pöörduda, ma tahan, et te teete mulle kindla porti. No meie ei tee teil kindlat porti lahti. Me ei ole selleks võimelised, kuna administraatorid hetkel siin ei ole. Administraatorid on tööpäevadel kella 8-5. Mismoodi saab niiviisi olla? Seletage mulle nagu see lahti, et mismoodi saab olla niiviisi, et administraatorid on koha peal nädala sees. No mis nädala sees, vahetan nädalast väljas ka, no. Ja sina inimene, kes sa toru vastu võtad seal, sa pead olema suuteline seda porti lahti tegema. Ma ei pea olema suuteline, sa teavad ADSL administraatorid, isegi siis kui ma oleksin suuteline, ei oleks mul ligipääsu sinna. Aga mismoodi sina võtad üldse, aga miks sa üldse võtad seda toru vastu, kui sa ei ole suuteline seda porti lahti tegema? Porti teevad lahti ADSL administraatorid. Nii. Mitte ETS-ki töötaja. Mina olen Atlas ADSL-i klienditugi. Mis vahet on Atlas ADSL-i klienditoel ja Atlase administraatorid? Väga suur vahe. Seleta mul see. Mis vahe? Tähendab, kahjuks me ei ole siin selleks, et sükst asju teile seletada. Midagi te see loeda? Ma ei saa sinu jutust aru, kes ei ole võimeline mulle selgeks tegema seda asja. Põhimõtteliselt nagu sa ütled mulle niiviisi, et võta help lahti ja otsi ise sobib vastuse. Sinu töö on see, et sa seletad mulle ära, miks sa ei saa sellega hakkama. Või siis miks sa ei tohi seda teha. Mina seletasin teile 3 korda juba ära. Minul ei ole ligipääsu sellele arvutile, kust saab muuta. Aga miks sind üldse sinna lasti siis, kui sul ligipääsu ei ole? Sellepärast, et mina olen ADSL-i tugisik, ma ei ole ADSL-i administraator. Noh, aga miks sa seal oled siis üldse, kui sa ei ole mingi administraator? Ütleme, et aga kas on võimalik saada mingit numbrit, kust saab kätte seda administraatorit? Numbrit 165 saate oma kliendi... Ei, mitte 165, no sa aru, see numbrina ma helistan juba 4 päeva ja mul võtab 15 minuti jooksul korra üks teli vastu ja teeb mulle roboti häält ja ütleb, ma ei tea mida. Aga ma tahaks nagu konkreetselt mingit numbrit, kelle ma saan oma mure kaevata. Esmaspäeva hommikul kella 8 saate helistada. Ei, sa oled selle lause väga hästi pähe õppinud.
et esmaspäeva hommikul, ma tahaks nagu praegu, mul on tõesti häda praegu. Kahjuks ma ei saa aidata. Mismoodi sa ei saa aidata? Te võite pöörduda oma müügiesindaja poole ja müügiesindaja kaudu saate seda asja praegu. Pöördun oma... Ja ma kardan, et ikka ei enne esmaspäeva ei saa ka tema. Kuule, kas sul endal ei lähe süda pahaks sellest jutu korrutamisest? Kindlasti mitte. Pöörduge oma müügiesindaja juurde. Mis puutub siia minu müügiesindaja, kui te ei suuda mulle kui te soovite porti avada? Noh, siis ma pean pöörduma oma müügiesindaja juurde. Ja, mis ma nüüd tegema pean siis? Kui mul ei ole ligipääsu sinna arvutile, siis ma ei saa seda... Ei, ma saan aru, kas sa suudad anda mulle selle numbri, kust ma saan... Müügiesindaja nimi on... Ja ära ütle nüüd, et 165 on see number. Müügiesindaja telefon... Kuulake mind, palun. Kuulata. Müügiesindaja nimi on lepingu peal. Müügiesindaja nimi on lepingu peal. Lepingu pealt saad... Aga ütleme nii, sest mul on see leping on tahti põhjus ja ma ei viitsi... Ei, ma ei... Siis mina ei oska teile... Räägi mulle mingist konkreetsest numbrist. Esmaspäeva hommikul meie number, kui te soovi niimoodi teha, nagu ma teid sellisel juhul esmaspäeva hommikul kella 8 saate helistada sellele numbrile ja teil tehakse kõik vajalik. Esmaspäeva hommikul ei ole võimalik oodata. Väga tähtsad asjad on pooleli ja ma sooviks müügi esindaja numbrit. Kas see on võimalik? Ja ma ei sooviks numbrit 165. Mis müügi esindaja nime sa tahad või? Lepingu peal on müügi esindaja nimi, helistate numbri. Aga ütleme, et mul ei ole seda lepingut pea peal. Tööajal kella 8 kella 5-ni.